Tere! Algab saade Meie kaunid kodud ja täna oleme me tulnud Lääne-Viru maakonda, Haljala valda, Vainupea külla, kus siin vahetult mere ääres asub eksklusiivne ja targa lahendusega kodu. Tegemist on tõesti mitmes mõttes erilise koduga. Esiteks tema arhitektuuri ja teiseks nutilahenduste poolest. Kõigest sellest aga järgemööda. Tänast kodu kutsusime avastama armastatud laulja ansambli Kõrsikud ühe liikmetest Andrus Albrechti ehk lihtsalt Ponso. Ja ma nüüd üritan siin suures majas leida, kus ta ennast sisse on seadnud, kas ta on selle koduga kõik üle vaadanud. Ja ma näen, et sa oled jõudnud ringi peale teha. Tere! Tervist! Tere, Ponso! Sellest majast rääkides ei saa üle ega ümber tema asukohast. Vainupea on imeline mereäärne küla, kuhu armastatakse ka lihtsalt looduse ilu nautima tulla. Ma satun siia väga tihti. Lihtsalt tulengi siia sõitma ja jalutama siinsetesse metsadesse ja loomulikult mereäärde. Ja aeg-ajalt kutsutakse mind esinema siia Vainupea kabelisse ka, et see on niisugune kogemus alati, kui ma tulen ka hea meelega, et võrratu paik on. Ja rääkides kabelist, ka tänane kaunis kodu viib mõtted nendele radadele. Ja korra nagu lased pilgul ülesse minna, et mis tunne sul tekib, kus sa nagu viibiksid? Selline pühalik tunne tekib sisse. Et kui te ette, kui siin oleks... Suur näiteks rist Jeesusega, siis võiks mõelda, et siin on, et sa oled katedraalis kuskil või siis suures võimsas kirikus. Selle maja autoriteks on tunnustatud arhitektid Kaspar Stroom ja Ann Press. Ja hoone kujundamisel mängis rolli ka lähedal asuv imekaunis kabel. Loomulikult arhitektuuri tekkimises mängib rolli ka see, mis meil siin ümber asetseb ja paikneb, et kindlasti see on tulenenud sellest. Ei ole arhitekti jaoks midagi põnevamat, kui saada sellist maja projekteerida ja taotlus selle maja puhul ongi see, et me suudaksime ära kaotada selle barjääri sise- ja välisruumi vahel. Läheme aga tagasi tuppa ja avastame koos Ponsoga hoonet edasi. No siin on selle maja minu lemmikpaik on siin, see köögisaar siin koos suurepärase köögiga ja tehnikaga, et mulle meeldib eriti see, et siin pliidi kohal ei ripu kubu, mis on rasvane ja must, vaid siia on sisse ehitatud suitsuvaba kubu, mis see rest tõmbab selle suitsu kõik sealt pannilt ja potilt enda sisse ära. Väga mõnus nutikas lahendus. Sellest majast on aga võimalik oluliselt nutikamaid lahendusi leida. Väidetavalt on tegemist lausa Eesti esimese täiskompleksse targa kodulahendusega. See on kesksüsteem, milles on kõik kodused seadmed, valgustus, küte, signalisatsioon, suitsu- ja liikumisandurid ning turvakaamerad. Kõigi nende seadmete töö on hallatav arvutist või nutiseadmest ka siis, kui pererahvast kodus ei ole. Aga see pole veel sugugi kõik. Et kui sa oled üksinda kodus näiteks ja sa tunned puudust kellegiga nagu rääkida või midagi teha, siis siin majas elab veel üks tegelane nimega Alexa. Nii, väga põnev. Kes on Alexa? Alexa, say hello. Hello. Alexa, play music. Here is Spotify. Olen väga, kes me saame saunas tulles vahepeal. Alexa, stop music. Vaat nii. Ühesõnaga, ma saan aru, see käsi väga liigutama ei pea. Ei pea. Nii me elame. Nii me tõesti elame, et lihtsalt palud ja Alexa teeb, ma saan aru. Ja Alexa teeb lisaks sellele, et ta paneb muusikat mängima ja kinni, ta teeb igasugused asju. Ta mängib sinuga, ta loeb sulle raamatuid ette, kui sa soovid. Ta ühesõnaga vestleb, ta on nagu, ütleme, et see maja räägib sinuga. See maja ongi Alexa. Loomulikult ei ole see veel sugugi kõik, mida üks kaasaegne nutikas maja teha oskab. Käskluse või ka kerge sikutamise abil saab lasta kardinatel akende ette liikuda.
Loomulikult ka sauna ekraanide abil kütta ja nagu sellest veel vähe oleks. Ka duši all käimine on tehtud nutikaks. Sul ei tule mingisugune üksik riba või surve pähe on ju, et siin on ikkagi selline duš, mis on nagu, et sa oled nagu vihma all, et selline soe suvine vihm saab sulle pähe, seda saad siit kõik kullida jälle, kui jäme piisk, kui intensiivselt ta sulle pähe tuleb ja kõik. Tead, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis see natuke hirmutab mind. Et ma ei ole päris kindel, kas ma harjuksin sellise asjaga. Et ei, muidugi see on äge, see ongi lahe, aga seda on liiga palju minu jaoks. Ma saan ise tuledegustamisega hakkama ja tõmban kardinaad ka ise õhtul ette. Nutimaailm on aga tänase päeva uus reaalsus ning noorem põlvkond teisiti enam ei oskagi. Maja esimesel korrusel on veel ka aurusaun ning sauna eesruum koos vägeva kappi peidetud baariletiga. Enne kui teisele korrusele liigume, uurime aga, kas nii kallist maja on Lääne-Virumaal varem ka müüdud. Nimelt võib selle 291 ruutmeetri suuruse kodu City24 portaalist leida 799 000 euroga. Ja miks üldse maja maha müüakse? Tõepoolest, siin piirkonnas sellise hinnaklassiga tavapäraselt maju ei ole. Müüakse sellisel lihtsal põhjusel, et omanik oli välismaale. Sellele kodule annab sooja maaküte, tänu millele on igakuised kulud väga madalad. Põnev on ka see, et majal on Siberi lehisest laudkatus, mida just väga tihti ei kohta. Ka on üldine arhitektuuriline lahendus väikese kiiksuga. Mulle endale meeldib see, et me oleme selle hoone puhul proovinud siduda kaks stiili, et ühelt poolt selline viilkatusega moderne Skandinaavia stiil, mis on siis tulenenud võib-olla sellest vainupea omapärast ja teistpidi selline moderne fungilik stiil. Maja teine korrus pakub aga uue vaatenurga elutuvale. Sina nüüd lauljana, kuidas siin see Kajaga on? Kas proovib äkki ära vaatab, kas... Hei! Siin väga hästi kajab ja minu meelest võiks täitsa kontserdi korraldada siin ka, et kuule, mõtle, missugune siin see ümbrus on ja missugune see saal, katedraal siin on, teha ilusad kontserte vabalt. Teiselt korruselt leiame ka mitu magamistuba. Kusjuures master bedroom ehk siis maakeeli peamine magamistuba oli meie külastuse ajal just valmimas. Ja ega seegi nutikatest lahendustest puutumata ei jää. Siia siis planeeritakse televiisorit, mis tuleb maa seest, põranda seest välja sinu jälle mingi sellise asja peale. Televiisor. Ta on siin nagu sees ja siis, kui ma tahad vaadata, ta tuleb siit välja? Jah, ta tuleb siit välja, jah. No seda ma tahaks küll tõesti oma silma isegi tahaks seda näha. Aga siia tuleb selline voodi ja ka selline vann. Ja siin on ka mingi täiesti imeline selline rõdu. Ja siit saad minna rõdule värsket õhku hingama ja vaatama, vaata kui võimas aed siin on. Ja just aed oligi see koht, kuhu edasi suundusime. Muide, pimedal ajal on siin peaaegu kõik puud kaunilt valgustatud ning samamoodi pakub silmailu ka pisikese purskkaevuga terrass, mis samuti öösiti särab. Bonso leidis, et sellel terrassil saaks ka kontserte anda. Kui paljud saavad endale sellist asja, et sa enda maja taga kontsertid korraldad? Need saavad, kes maja nagu ära ostavad, jah. Need on need õnneseened, kes siin hakkavad kontserte korraldama. Oleks sa valmis siis tulema siia? Ma võin lubada, et ma olen esimene, kes siin kontserdi annab kohe. Nii, et tuleb ära osta. Kõrsikud on valmis tulema? Ma usun küll, jah. Ma pean teistega rääkima. Ma igaks juhuks ei hakka nii. Ja kunagi ma tulen üksi. Seega, lubadus on õhku visatud. Nüüd olge vaid meheks ja ostke see maja ära. Ostaks vast Bonso isegi, kui selline summa vabalt võtta oleks. Mulle meeldib, kui on palju ruumi. Suurel inimesel peab olema palju ruumi. Et avarus, valgus, vaated. See on seda väärt loomulikult. Alexa, play music. Here is Spotify. No nii, nüüd on meil muusika. Lõbusam koos minna. No nii, lähme.
Abus Bonzo on küll enamusele meist teada kui laulja, kitarrist, laulukirjutaja ja näitleja. Tegelikult võib aga teda viimase ajal üha enam hoopiski kokakunstiga tegelemas näha. Tal on plaanis avada Eestis esimene Jaapani tänavatoidu kodurestoran ja ta teeb sööki ka suurtel festivalidel. Viru folk on üks festival, kuhu ma lähen, Seto folk, Viljandi ja siis Rakveres on Kreisi laat 2 päeva ja siis korra põikan Tõrvasse, seal on selline köökide väljak koos lavaga, need ma teen süüa ja siis annan vahepeal kontserdi. Ja siis veel suve teises pooles on Treskiküünis Jalmar Vabarna juures, on Trädatäki nimeline festival tulemas, sinna kutsus Jalmar mind toitlustama, mitte laulma. Ja siis ühesõnaga ma vaatasin, et üsnagi tihe suvi tuleb, et saab palju ringi vorada ja palju süüa teha. Kõik, kes tahavad seda toitu maitsta, Jaapani pärast toitu, siis minge külastage festivale, vaadake Facebooki. Otsige üles Rändresto Bonsai. No nii, see on nüüd välja öeldud, otsige see üles ja minge maitsma. Mina kindlasti tulen ka, otsin sind kuskilt üles ja ma väga tänan, et sa tulid minuga siia saatesse. Aitäh kutsumast!